aga nüüd jällegi taas pilgud siia ekraanile, sellepärast et saabumas on operaator, monteerija ja produtsent, kes on Jaanus Lekk. Ja aplaus ei rauge. No nii, tere, Jaanus. Tere. Sina oled siis produtsent, monteerija, operaator, mida veel kõike? Genereerija. Kujutan ette, et ega vist need punased vaibad, mida lahti rullitakse, et need on vist sinu poolt päris ära tallutud juba. Üldiselt küll, jah. Et kus aga ikka film tehakse, seal oled sina kohal? Mul on punase peale tõmmet. Väga hea, väga hea. Kuule, aga ma tahaksin sinu käest küsida seda, et mis oli sinul selle filmi tegemise jooksul kõige meeldejäävam hetk? See, et kõik laabus hästi, see oli kõige meeldejäävam hetk. Tõrgeteta töö, sest ma pärast räägin hiljem ka. Olgu, igal juhul aplaus Jaanusele. Aga nüüd peaks siia saabuma Tanel ja Reelika ja Tanel Turban ja tuleb suur auto tuleb, see on vist veoauto. Ei ole veoauto, see on midagi muud ja sealt astuvad välja Tanel Turban ja Reelika Järveots. Bännid võtavad neid vastu ja kohe astuvad nad siia lavale. Võtame neid aplausiga vastu. Nii, ja sealt nad tulevad. Tere, Tanel, sina oled stsenarist ja režissöör. Jah. Ma juba küsisin kaasstsenaristi käest, et kas tuleb 3. osa, siis ta ütles, et see on nagu lõpp, aga ära iial ütle iial. Mida sina ütled? No ma ütleks, et selle filmi koha pealt oleks nüüd äkki juba lõpp, aga midagi muud saab ikka teha. Selge. Reelika. Sina olid fotograaf. Mis on fotograafi töö võtteplatsil? Kõike jäädustada, mis toimub vahepeal. Mis kaadri taga, mis kaadri ees. Selles mõttes sina teed nagu kroonikat. Aga kui näiteks juhtub niimoodi, et võte venib ja seda tuleb teha edasi, aga peab grimmi tegema täpselt samamoodi, kas siis sa pildistad üles, et kui sinikas on seal, et ta järgmine kord ei oleks... Kui sinikas on, ütleme, ühe silma all, et ta järgmises stseenis ei oleks teise silma all. Täpselt, või siis ruumi näiteks dekoratsiooni, kuidas oli sätitud enne. No nii, igal juhul see on ka väga vastutusrikas ja tähtis töö, nii et aplaus! Aga nüüd jällegi taas pilgud ekraanile, sellepärast et järgmine mees, kes autost maha astub, on Ken Virula. Ja sealt ta tuleb. Ja Ken oli selline mees, kes plaksutas klappi võtete ajal. Ja ütles duubel 1, võte 1 duubel 2, võte 1 duubel 3 ja nii edasi, kohe astub ta siia sisse, aga nüüd peaks tema käest küll küsima, et Ken, kus sa oled? Veel kord aplaus! No nii. See klapimehe töö, see on ka vist päris raske töö. Ei ütleks. Mitu korda sa oma sõrmesid sinna vahele ära lõid?
ega vist ei jätnudki vahele, vähemalt valusalt küll mitte. Olgu. Mis kõige naljakam lause oli, mis klapi teisele küljele kirjutatud oli? Seda ma ei ütle. Mille pärast? Nirbe. Olgu, jätame siis selle ja enda teada. Igal juhul Kenile suur aplaus! Ja nüüd peaks siia saali astuma Madis Vasser. Nii, kas, nagu ma aru saan, meil, meil on vist tehnikaga midagi viga, aga kas Madis Vasser ja Mari-Liis Martõnova on kusagil siin? Nii, kas nad astuvad lavale? No, nii, mis te arvate, mida see mees võis võtteplatsil teha? Sa valgustad, jah? Ei, võtted on ammu läbi juba. Täna on esilinastas. Ja, kuule, kas sa seda anekdooti tead? Ufod tulevad maa peale. Ja neil on kaasas selline riistapuu, mis võtab inimesel täpselt pool aju ära. Ja vaatavad siis nad maa peal ringi, et tahaks leida mingisuguse tüübi, kelle peal seda asja katsetada. Vaatavad, mitte kusagil kedagi ei ole. Näevad äkki üks suur maja, väike tulukene põleb. Lähevad sinna sisse, vaatavad lava üleval üks mees liigutab prosesid. Panevad selle aparaadi talle pea peale, nii, pool aju läinud. Ja siis ronib valgustaja sealt ülevalt alla ja hakkab mööda lava äärt edasi-tagasi käima. Üks, 2. Nimelt, valgustaja muutus helimeheks. Aplaus!